Hei sulle. Ja täna räägime siis, kuidas siis, kuidas siis ikkagi me panna need kõik need meeled, mõtted, tunded kõik töösse, et saada siis ikkagi see tulemus, mida sa saadad. Mis on seal siis tegelikult vaja? Ja täna ma räägin sinuga seda, et mis on need näidud, mis näitavad, kas sa parasjagu manifesteerid, kas sa lood seda tulevikku või sa ei loo. Number üks asi on see, et inimesed tihti ei teagi, et mida nad parasjagu siis, mis on see asi, millega nad praegu tegelevad. Siis tõsi on see, et sa ei saa kõikide asjadega korraga ju tegeleda, on ju. Nii et ütleme nii, et kui sa oled nüüd osalenud meil oktoobrikuu väljakutsel või Heidi Blumbergi oktoober on ju, siis mõtete selgus, kuidas vabastada meeled ja luua fookus tulevikku, siis sa esimesel päeval oled saanud aru, kuidas üldse segadus mõttes tekib ja kuidas sellest vabaneda. Teisel päeval oled sa saanud väga tõhusat tehnikat siis selle vabastamiseks, on ju, kuidas saada see fookus, kuidas leida neid kolm asju. Ja kolmandal päeval on siis, kuidas siis hoida siis asja ja mis see siis on väga oluline. Nii et kui sa oled nüüd kätte saanud, millega sa töötad ja kuidas sa tahaksid edasi minna, siis hästi oluline on see, et sa saad aru, et see sinu sisemine olek peegeldab sinu välismaailma, ehk siis see väline asi, mis sul on, tegelikult on see sinu enda sisemaailma peegeldus. Ehk siis, mis sul praegu elus on, et siis erinevad asjad, et kuidas on su suhted inimestega, kuidas on raha, kuidas on see kõik see olukord, on ju, siis, siis see on hästi teistsugune, kui inimesed on erinevas kohas, on ju. Nii et ilmselgelt, kui sa oled selles heas, rõõmsas energias, külluslikus, heas, siis ilmselt head asjad tulevad ka sinule. Aga kui sa oled selline pahur, pahas tujus, siis sa ei näegi neid võimalusi, sa oledki kogu aeg nagu hobune klappidega, jah. Nii et eile just ma vaatasin üks naiste grupis, kirjutas, et kuidas on tänapäeval üldse võimalik tööd leida, et ta on 9 kuud juba otsinud ja mitte kuskil tööd ei ole. Ja kõik on nii mõttetu ja nii raske on kõik ja kõik inimesed tundsidki talle väga kaasa ja üks inimene küsis, et kus sa siis elad ja kus sa siis tööd otsid. ta ütles, et ma otsin siis assistendina tööd Tartus. No tegelikult kui sa universumile paned ikkagi välja õigesti, kuidas seda tööd sa soovid leida, kus kohas sa soovid, mis palgaga, siis ei ole võimalik, et seda asja ei saa. Nii et siin ongi küsimus, et ta ei teadnud, mida ta tahab, ta ütles, et okei, võib-olla assistent, võib-olla teenindaja, võib-olla laotöötaja, võib-olla müügisekretär. Aga vali see üks fookus, mida sa siis tõesti tahad, kus sa tahaksid nagu töötada. Kas sa päriselt tahad olla laotöötaja, laos töötada või sa tahad siis olla kellegi koolitaja assistent. Kas sa tahad töötada mingis suures ettevõttes, paljude inimestega ruumis, väikses ruumis? See on kõik tegemata töö, on ju, ja seda ma kõike õpetan stardi.ee-s, Saladuse klubis, on ju. Sa pead, Saladuse klubi EE-s on isegi koolitus olemas, unistuste töökoht, on ju, kuidas visualiseerida, kuidas alateadvusesse viia, et need asjad hakkaks suga lihtsalt tööle. Nii et inimesed tihti ei tea, et väga-väga oluline on see, et see sinu sisemine olemine, et kuidas sa tunned ennast, kuidas sa oled, see kõik vibreerib seda, loob seda välist maailma ja vastupidi, et kui sa lood seda välismaailma, äh, siis see sisemine aitab ka sul rõõmu tunda sees, on ju, need on kõik nii seotud, nii et näiteks mulle hästi meeldib töötada, on ju, mul on siin värsked lilled kõrval, on ju, mulle meeldib see keskkond, on ju, mulle meeldib valmistada, et mul on need tass kohvi siin on ju kõrval, on ju, mul on kõik see nii, nagu ma tahan, et oleks ideaalis, on ju, ma ei tule kuskilt lati alt läbi, et ma teen nüüd niipidi või naapidi või kolmandat pidi, ma ikkagi valin alati siis olla selles kõige paremas kohas, on ju, nii et kas sina ka praegu, kui sa vaatad neid oma asju, mis sa siin teinud oled, kas sa näed, et kas sa opereerid sealt kõrgemalt mina kohas, on ju, või oled sa opereerid hoopis selle sisemise kriitiku kohas või oled sa hoopis kaitse rollis, on ju, et ei midagi rohkem, on ju, ja või mängid väikselt hoopis, nii et mida iganes sa siit praegu nagu valid, siis sa peadki nagu vaatama, et kus kohas sa opereerid, mis tasemel ja kas see on joonduses sinu tõelise hingesooviga, on ju. Nii et
võid seda absoluutselt natuke nüüd kirjutada endale, et mis see hingesoov sul on ja vaata nüüd kõiki asju, mis sa praegu oled siin endal välja toonud, et kuidas see sulle meeldib. Nii et võib-olla siis kaasavõtt tänasest olekski, et sa võid veel mult küsida ju loomulikult üle küsimuste kõnedele. Kaasavõtt esimene olekski, et mis sul on siis praegu, mis takistab sind edasi liikuda, kas see on siis selgus, kas sa ei tea, kuidas seda teha, kas sa ei tea, mida teha, on ju, või mingit plaani teha. Ja väga hea lahendus on selleks, et tõesti panna endale head eesmärgid paika. Tule kindlasti ka novembri väljakutsele www.heidiblumberg.ee / november on parim aasta, kus luua järgmisest aastast 2026 aasta, siis parim aasta endale, mis on selleks vaja. Ja väga vahva uus töövahend, mida ma ka sulle väga hea meelega tutvustan, on siis ma tegin sellise tööriista, kus sa saad siis endale nii-öelda lasta AI-l, minu AI assistendil oma eesmärgid ja tegevusplaanid paika panna. Nii et www.heidiblumberg.ee saavutaja on siis see kursus, on ju, ja sa võid siis absoluutselt siis, kui sa tahad AI-ga mängida, on ju, siis ma jagan ka ekraani siin, on siis selline eesmärkide saavutama ai versioon, ta on praegu soodushinnaga 45 eurot, kus ta aitab sul siis sõnastada aasta eesmärgid, selle tähenduse, jagab suure eesmärgi kuisteks sammudeks ja tegevusteks ja toetab sind konkreetse tegevusplaani loomisel ja jälgimisel ja aitab määratleda, millal sa sel aastal enam oma energiat ei kuluta ja millal järgmine aasta hakkad, on ju, ja tuletab meelde, miks su eesmärk on sul oluline, kuidas selle poole liikuda. Nii et täiesti siis mega hea tööriist on ju, nii et ma julgustan sind seda endale soetama, proovima, sest ma olen teinud üle 3 aasta praegu ChatGPT koolitusi ja ma näen, et inimesed on kõige rohkem sellega, et ei kasuta chati enda coach'i mentorina. Mina ei saa iga kord su kaasas olla, aga minu teadmiste ja oskustega ChatGPT-s saab sinuga kaasas olla, toetada sind, on ju. Nii et kui sa selle ära teed, siis jaga mulle ka Facebooki grupis, kuidas see sulle meeldis ja proovi järgi, on ju, kirjuta mulle ja ära unusta ka mulle tagasisidet jätta, www.heidiblumberg.ee on kaldkriips tagasiside, on sul, ma väga ootan tagasisidesid nii et anna teada, kuidas sul asjad edasi arenevad ja ma soovin sulle vahvat päeva.